Tere kõigile võitlusspordi huvilistele, pressile ja publikule, kes on täna tulnud siia Pärnu keskuse 3. korrusele Apollo kino ette. Kõik, kes meid praegu veel kuulavad, aga ei ole veel kohal, siis ootame teid siia, sest kohe-kohe on algamas homme Pärnu spordihallis toimuva The Clash võistlusspordiürituse ametlik pressiüritus ja võistlejate avalik kaalumine. Kõik inimesed, kes ei ole veel siia tulnud, ootame teid siia Apollo kino ette 3. korrusele. Sest varsti hakkame võistlejatega paremini tuttavaks saama ning nende käest küsima, mida nad arvavad endast, oma homsetest vastastest ja homsest võistlusest. Kõik, kes veel ei tea, siis homme 18:00 avatakse Pärnu spordihallis uksed ja esmakordselt toimub The Clash võistlusspordiüritus. Oodata on sinna 18 sportlast, 9 neist meie enda Pärnu võitlejad ja 9 mujalt. Võistlejaid on nii Eestist kui välismaalt. Aga tänane pressiüritus näeb välja meil nii. Korraga kutsume ette 4-5 vastasseisu ehk kuni 10 sportlast siia laudade taha. Toimuvad intervjuud, et kontrollida nende meelsust ja nendega paremini tuttavaks saada. Ning pärast toimub avalik kaalumine, et vastasseis oleks homme võrdne. Kui mõnel pressiesindajal või publikul toimub intervjuude käigus soov midagi juurde küsida, siis tõstke käsi püsti, tuleb mikrofoniga teie juurde. Nii, kas kõik on valmis? Väga hea. Sest nüüd kutsun meie ette laua taha istuma homse võistluse 4 esimest võitluspaari, kelleks on Karl-Robert Soovik, Mikola Lazarets, Christopher Mulluste, Mihkel Lillebruun, Nikita Ratševitšus, Sten Silver-Penu ja Karol Kennet Lootus. No nii, tundub, et kõik, kes peavad, on kohal. Loodame, et meestel on kaalud paigas, üllatusi ei tule. Ja alustamegi intervjueerimist meie homse võistluspaari, esimese võistluspaariga, kelleks on siis Karl-Robert Soovik ja Silver Sidonen. Silverit kahjuks ei saanud täna tulla pressiüritusele. Nii et Karl-Robert, alustame sinust. No mis tunne on homse osas ja mida see sinu jaoks tähendab kodupubliku ees astuda ringi? Olen valmis kõike fight'e vastu võtma ja olen alati valmis Pärnu publiku ees võistlema. Tunnen siin Pärnus ennast hästi ja loodan, et kõik läheb hästi. Tunne on hea ühesõnaga? Tunne on väga hea. Väga hea. Sinu vastane on üle 40-aastane sportlane. Sinu fight on nagu mingis mõttes Jake Paul versus Mike Tyson Pärnu edition. Mis tunded sinust tekivad, et astud vastamisi endast nii palju vanema ja elukogenuma vastase vastu? Vanus mind ei huvita, loeb ainult kaal ja tuleb kohale tulla, siis näeb, kes meist võidab. Mike Tyson ja Jake Paul võitis Jake, nii et? Just nii. No nii, aga kui Silver peaks nüüd praegu otse ülekandest siin vaatama, mis sõnumi sa tahad talle edasi anda? Soovin talle edu ja ütlen talle, et tal ei tule kerge fight.
kuulsid, Silver? Igatahes aitäh sulle, Karl. aitäh! Liigume edasi. Meie homse õhtu teine vastasseis. Mikola Lazarets ja Christopher Mulluste. Mikola, hello. Hello. So, what made you want to fight in the Clash and what are you fighting for? Thanks my coach. Coach say me about Clash, and when I take proposition for fight, I always say, okay, let's go, just do it. Yes, and two questions? No, No, what you... but what are you fighting for? What is the... Yes, thanks for the question, but to answer it, just I need start to childhood and all my biography, but I will just say, I think it's deal of my life and it's to for what I born. Thank you. Christopher, let's speak in English so that Mikola will also understand you. You are making your debut in front of such a big crowd tomorrow. How does it make you feel? First of all, hello to everyone. It's good to see you here. I feel great. I'm ready. I don't think it will make any difference if there was a smaller crowd. I'm still going to go in there and do my thing, what I have trained for. And that's it. Good. Mikola, what are your thoughts about Christopher? Do you think it's going to be a tough fight? I nothing think about him. I just have focus for myself and I just go and beat him. Okay. And Christopher, what are your thoughts about Mikola? Do you think you are better than him? Yeah, I think I will be faster than him. I will be more technical and I will definitely win this fight. Okay. But okay, last questions. Mikola, what is your prediction to the fight? How does it end and when does it end? Well, if I tell you about my prediction and my plan is hell for Christian, But anyway, I am ready for all distance and what happened tomorrow only know God. We'll see tomorrow. Okay, same question for you, Christopher. What is your prediction? How does it end and when does it end? Well, I'm going to say I'm definitely winning this fight, but how, you have to come tomorrow to see, Thank you. Igatahes homme kell 6 Pärnu spordihallis avatakse uksed. Christopher ja Mikola lähevad oma vastu vastasseisu. Aga kolmas vastasseis homsel võistlusspordiüritusel on meil Mihkel Lillebruun ja Nikita Ratševitšus. Tervist, mehed! tervist! Tere! Mihkel, sa oled noor sportlane, suure võistluskogemusega. Mis tunded sul on homse ees, sellise suure publiku ees astuda ringi? Muidugi see on esimene suur fight, aga ma ei ütleks, et olen ärevil ega midagi. Pigem olen just elevil. Väga hea. Nikita, mida sinu jaoks tähendab The Clashil osalemine? Mille nimel sa võitled? Võitlen ikka enda nimel, teen oma karjääri. Olen väga tänulik, et kutsusite fightida Pärnus. See on väga hea üritus. Viimane oli 10 aastat tagasi. Et aitäh, et kutsusite. Väga hea. Kes veel ei tea, siis homme on oodata Pärnu spordihalli täismaja, nii et tulge kohale, emotsioonid on seal kõrged. Aga jätkame. Mihkel, korras oled juba Nikitaga võistelnud ja võitnud. Mis sa arvad, mis taktikaga peale lähed, mis seekord töötab? Nii täpselt ei oska praegu öelda, aga kuna ma olen tega juba ühe korra ringis olnud, siis enam-vähem tean, mis ta vastu töötab ja mis ma tegema pean, et see fight võita. Nikita, eelmine kord kahjuks kaotasid Mihklile. Mida seekord teisiti teed? Homme ringis näete. Hea küll, homme näeme. Aga viimased küsimused meie kolmandale võistluspaarile. Mihkel,
mis on sinu sõnum Nikitale homseks kaasa? loodan, et tegi väga tugeva ettevalmistuse ja pakub mulle homme head vastupanu ja tuleb kõva fight. Nikita, kui homme võidad, kuidas tähistad? no homme ka näete, mis juhtub. Et valmistus on hea. No teeme aplausi veel meie kolmandale võistluspaarile. Ja meie homne 4. võistluspaar Sten Silver, Benu, Karol Kennet, Lootus. Alustame Stenist. Sina esindad Paidet. Mis sõnumiga sa Paidest Pärnusse tuled? Mina arvan, et Paide paneb ikka täiesti kinni selle võistluse. Väga hea. Karol, sa oled iseloomult showmees, superstar. Kas Pärnu linnas võistlemine tuleb su show karismale pigem kasuks või kahjuks? Ma arvan, et pigem ikka kasuks. Et kodupubliku ees on ikka asi teine ja kõik sõbrad on siin ja ma arvan, et neid poisse ei saa alt vedada. Neid ei saa. Seal tuleb ikka tuhhiga korralikult minna. Ja, Karoli poolt kõva show igatahes lubatud. Sten Silver, su viimasel kickboksi matšil tuli vastu võtta kaotlus Invicta sportlasele. Mida kavatsid seekord teisiti teha, et põlvega näkku ei saaks? Ma arvan, seekord ma söön selle põlve ära lihtsalt. Väga hea. Karol, mis sa arvad? Annad midagi söögiks või on sul mingi muu taktika lahinguks? No ma arvan, kui sul noaneela ei ole, siis seda ära ikka ei sööna. Ja küll. Ennem avalikku kaalumist viimased küsimused meie 4. võistluspaarile. Sten, mis on sinu sõnum Karolile homseks võistluseks kaasa? Soovin sulle väga palju edu. Ja sul, Karol, kui sul oleks valida üks sõna Steni kohta, siis mis see on? Ma arvan, et võiks öelda julge. Et kui tuled ikkagi vastu, siis järelikult peab olema piisavalt palju mune selle jaoks, et sa ikkagi tuled sinna ringi. Nii et edu su sellega. Väga hea. Teeme aplausi meie 4. esimesele võistluspaarile, kes homme astuvad vastamisi Pärnu spordihallis ringis. Aga nüüd, et kaalud oleks korras ja võistlus oleks võrdne, kutsun ma järjest võitluspaare siia kaalumisele ja kui kaalumine on tehtud, vaatate üksteisele otsa, teete väikse face-offi ja lähete istute oma kohtadele, mitte enam laua taha. Kuna Silver Sildonen ei saanud tulla, siis kutsun esimese võistluspaarina üksikuna siia kaalumisele Karl-Robert Soovik. Teeme aplausi. Nii, pildid tehtud, kaal on korras. Järgmisena kutsun siia kaalumisele ja face-offile meie homse võistluspaari number 2, kelleks on Mikola Lasarets ja Christopher Mulluste.
No nii, järgmisena kaaludele ja face-offile Mihkel Lillebruun ja Nikita Ratševitšus. Ja meie esimese vooru viimased sportlased Sten Silver Penu, Karol Kennet Lootus. Tulge kaalule. Meie esimene voor sportlastega sai läbi. Edu neile homsel The Clash võistlusspordiüritusel, mis toimub kella 6 Pärnu spordihallis. Kutsun kõiki, kes ei ole veel piletit ostnud, samamoodi kaasa elama meie sportlastele. Pooled neist on Pärnu enda võitlejad, pooled neist mujalt nii Eestist kui välismaalt. Aga nüüd kutsun järgmisesse vooru intervjuudeks meie järgmised 5 vastasseisu. Sten Kaus. Enrique Känik. Siim Ambus. Hardo Käni. Sander Englund. Meiro Kohv. Tom Tristan Piirsalu. Olavi Tanel Kask. Järgmisena kutsun Tallinna Kevin Renno võitlusspordi akadeemia treener, Muay Thai tõeline hing ja süda, Zeev. Ja sama kõva hing ja süda Pärnu MMACC treener Ko.
no nii, mehed, loodan, et teil on ka vaim valmis. Küsin samamoodi teie käest. Siis 3 küsimust igaühe käest. Ja alustame meie homse õhtu 5. võistluspaariga, kelleks on Sten Kaus ja Enrique Känik. Ja alustame, Sten, sinust. Osalesite liigil, oled terve, vigastusi ei tulnud. Väga hea. Mis sa arvad, kas sellise suurürituse võistluskogemus tuleb sulle homme The Clashil pigem kasuks või mis tunded sul selle osas on? Minu paha, vabandust. Et kindlasti tuleb kasuks, et osalesin The League'il. Tuleb ka Clashil kasuks. No väga, ega The Clash ka lahjem üritus pole kui The League juba, et seal on täismaja oodata, nii et emotsioonid on kõrged. Enrique. No sina oled tuline pärnakas. Kaasalejaid tuleb kindlasti palju. Mis tunne on siis Pärnus kodupubliku ees, sellise rahva hulga ees homme võistelda ja mida see sinu jaoks tähendab? Tunne on väga mõnus. Siuke väga näljan on praegu olla. Homseks ma olen valmis. Väga hea. Sten, viimane matši kaotasid otsustega. Mis sa arvad, mis homme siis teisiti teed, et tuleks võit? Homme teen teisiti seda, et ei jäta kohtunikke otsustada midagi. Et neid ei saa usaldada, ütleme nii. Enrique, kuidas kavatsed homsel lahingul siis Steni meele mustaks teha? Mis ma ikka siin hakkan ennustama, aga ma ütlen seda, et ma ise väga ei usu, et see tuleb kohtuniku otsustada. Aga homme näeme seda kõike Pärnu spordihallis, tulge vaatama. No nii, Sten, kuidas sa ise kirjeldaksid Enriquet? Mis sõnumi sa talle homme kaasa annaksid? Teeme kõva matši. Ja sul, Enrique? Jah, küsin su käest ennustust. Kui sa oleks siis Poregu ennustaja, mis sa arvad? Kas sa küll vastasid juba eelmise küsimusega tegelikult ära, et sa midagi kohtuniku otsustega ei hakka tegema, aga ma küsin siis, et kuidas lõpeb ja mis raundis lõpeb? I am Gypsy, aga ma ei oska nii hästi ennustada seda. Ma arvan, et homme saate kõik selle vastuse teada. Hea küll, näeme homme. Teeme suur aplausi meie homse õhtu 5. võistluspaarile. Aga liigume edasi. Meie 6. võistluspaar homme. Siim Ambus, Ardo Kääni. Siim, alustame sinust. No sa oled juba korraga Hardoga korra juba matši teinud. Mis on taktika, et siis teda seekord alistada? Taktika jääb täpselt samaks, et on plaan uuesti alistada. No selge. Ardo, sina oled meil praegu Kaitseväes. Pidid seal valmistuma. Räägi, kuidas see Kaitseväes võistlusteks valmistumise protsess üldse välja näeb? Jõu. Valmistumine jube hea. Olavi Talan Kasega koos treenin. Tulime koos siia võistlema. Mingi probleemi selles ei näe. Kõik vajalik treenid sai tehtud. Füüsiliselt olen poole tugevam, vaimselt on tugevam. Käsi paranes ilusti ära. Eelmine fight Siimuga võitlesin pool katkise käega. Ei saanud väga käelööke sooritada, aga nüüd ma olen tugev, terve, vaimselt veel tugevam. Näeme, mis saab. Väga hea. Siim, sa oled vanem sportlane teist 2. Mis sa arvad? Mis on su trumbid? Kas vanus tuleb kasuks või pigem kahjuks Kaitseväes oleva vastase vastu? Pigem tuleb vanus ikkagi kasuks. Et liigun kui 20 ja löön kui 30. Väga hea. Hardo, mida tähendab sinu jaoks kodupubliku ees, spordihallis, täismaja, The Clashil osalemine?
kodupubliku ees, väga hea on võistelda spordihallis, see on minu jaoks täielik maasikas. Kunagi minu kunagine treener Romet Reilson ehk purustaja võistles seal. Ma sain sealt palju inspiratsiooni ja see võimalus on minul ka seal võistelda. Väga hea. Viimased küsimused teile. Siim, kui sul oleks üks sõna, millega sa iseloomustaksid Hardot, siis mis sõna see on? väga tubli poiss ja järjekindel. Et ei anna alla ja proovib ikka uuesti. Väga hea. Hardo, mis sa ennustad? Kuidas matš lõpeb, millal lõpeb? Seda näete homme, et siin Siimul on trikid varukust võtta, et siis homme näeme neid trikke. Tulge kohale! Homme õhtul 7. võistluspaar spordihallis Sanders Englund ja Meiro Kohv. Sanders, oled alles 15-aastane, suure võistluskogemusega. Küsimus sulle, miks sa võistlusspordiga tegeled ja kuidas see alguse sai? Et see ala kuidagi leidis minu õigel ajal, õigel hetkel. Ja mulle väga meeldib see adrenaliin, mis siit alast tuleb. Meiro, sa said eile teada, et lähed homme The Clashis ringi. Kuidas see sind tundma paneb? Tere õhtust kõigile. Tegelikult ma olin esmalt väga üllatunud, et just mind valiti nii noore vastase vastu just. Et tuli minule ka päris üllatusena, pidin Mihklilt ehk korraldajad mitu korda küsima, kas tõesti nad tahavad mind tema vastu, et meil on nii drastiline vanusevahe. Aga tuli välja, et nad ikka olid huvitatud ja siin ma istun täna. Et Eesti meistrivõistlused Thai-boksi on tulemas, ringi aega on vaja, nii et ma arvan, hea võimalus. Väga hea. Õige võitleja on alati valmis. Aga Sanders, noore mehena, mis sa arvad, mis on sinu eelised? Ma arvan, et ma olen kiirem kindlasti ja mul on selline energia, väga hea energia selle nagu fightimise, mul väga meeldib fightida ja ma arvan, et mul on eelis. Meiro, no räägi, mida tähendab sinu jaoks homme The Clashil võistlus areenil astuda üles. Mida see sinu jaoks tähendab? Ma arvan, väga hea võimalus kodupubliku ees ennast näidata ja kus ma tõeliselt tulen. Ja lisaks ei pea kuhu kaugele sõitma, saab kohe siin asja ära teha, nii et ei pea kaua aega kulutama. No nii, aga viimased küsimused. Nooremale sportlasele. Kuidas ennustad matši? Et eks homme näis ja parem mees võidab. Meiro, sama küsimus. Mis sinu ennustused on? No arvestades, et ta on ikkagist nii palju noorem minust ikka veel. Võitluskord on küll väga ennustamatu, aga ma arvan, et ma olen kiiruse, teravuse ja jõuga nii palju üle kahjuks või õnneks. Seda näeme homme kell 6. Pärnu spordihall, avatakse uksed, saame teada. Aga meie 8. võistluspaar Tom Tristjan Piirsalu, Olavi Tanel Kask. Tom, alustame sinust. Miks otsustasid Clashil võistelda? Ja mida soovid tõestada endale ja teistele? Eile hommik tuli sõnum, et Olavi pole vastast. Ja kuna ma armastan seda sporti, ma naudin fightimist, siis loomulikult võtan selle pakkumise vastu. Ja tõestada pole mul endale kui ka mitte kellegi teisele, mitte midagi. Et jah. Olavi, sina samamoodi praegu ajateenistuses, valmistusperiood pidi jääma sinna, kindlasti on seal unetud öid ja veel makaroone kastmega. Aga nagu juba sul ajateenistuse partner ütles, et trenni on saadud teha, ma küsin, kuidas sinu jaoks on see valmistumine olnud seal ajateenistuses ja kuidas sa oled valmis? Jaa, täpselt sama siis, et koos Hardoga tegimegi kogu aeg trenni.
saime päris hästi, füüsist on juurde tulnud, teravust on palju ja matšiks ilusti valmis. väga hea. Tom, Olavil on kogemust veits rohkem. Mis sa sellest, kuidas see sind tundma paneb? Kuidas see mind tundma peaks panema? Selles mõttes, et varemgi olnud vastaseid, kes on minust kõvasti kogenumad, ka nokki neid löönud, nii et mis seal ikka? Väga hea, ei karda. See on hea. Olavi, sama küsimus sulle. Mis tunded sinust tekitab see, et sa saad homme minna täismaja Pärnu spordihall, 1000 inimest hõiskab Olavi. Mis tunded sul on selle suhtes? Ei, väga kõva muidugi, et oma kodulinn ikkagi. Et teha matši siis siukse rahva eest. Oma inimesed, oma sõbrad, oma pere, oma tuttavad, oma fännid. Mega, homme teeme. Väga hea, homme teeme, homme näeme. Viimased küsimused. Tom, lähed sa knockouti peale välja või mis su taktika on? Olav on väga kõva sportlane. Knockout ei ole mu number 1 soov, aga ma arvan, me oleme kõik näinud, mis juhtub, kui Olav saab põlvedega pihta. Nii et kutsuge mind piloodiks, sest need elpsid ja põlved hakkavad lendama. Homme ei juhtu. Eks me näe. Hea küll, Olavi, sulle samamoodi. Mis sa arvad, mis on see sinu trump tagataskust, mis paneb Tommi hoopis põrandale? Mul on väga teravad käelöögid ja jalad. Ma arvan, sealt tuleb päris plahvatus välja. Et siis samamoodi, et homme näeme. Okay, let's speak in English. Our 9th fight is the 2 true masters and experts of Muay Thai. One of them, Ko, is MMA Aces coach, and the other expert and master, Z, is Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia coach. Let's make a big applause for those guys. So, Z, let's start with you. Why did you choose to fight? Okay. It's all my family, all is fighter. That's why I want to fight because it's my family. My grandfather, my mom, my dad, all fighter. And then I want to follow them. Okay. So you have your role models and traditions, family traditions. Everybody's fighting, so you choose that same way. Yes. But Ko, same question. Why did you choose to fight in Pärnu this weekend? Why do you want to do it? Okay, I just want like everyone can see the Muay Thai style. I have this one low, I have this my gym. I work here. I want everyone can see from Muay Thai fighter from here. Okay, thank you. Ze, you have done many fights in your life. What does Muay Thai mean to you? Muay Thai this mean like make me this good life and make me like everyone in Thailand knows my name also. It's make me like not popular, but before I have a name, it's big name in Thailand also this one. Okay. Ko, same question. What does Muay Thai mean to you? Muay Thai is like, I think this Muay Thai is really good. You can, not only from this, you can, everyone in the world can see you. Everyone is know you. When you be the superstar, you have to learn how to push yourself. You have to be the level, come up every time. Okay, don't stop. You have to do work. It's Muay Thai. Okay, thank you. And last questions for our masters. Ko, but you already answered it. The question is, why should you, no. Why should you do Muay Thai? Why should everybody do Muay Thai? Why should people train Muay Thai?
good things about it? Okay, for me, it's why this Thai people, okay? Why we train Muay Thai, why we have to fighting. But in Thai people, this is very important because we need money, okay? And then we want to make his name. Want to make his name on the Thai fighter also. If you go up, for example, you go in the Lumpini, TV7, TV3, you have the bell, and then now you can go work around in the world because everyone in the world respects Muay Thai also. Yes, it's mine. Thank you. And Ko, same question for you. Why should people do Muay Thai? I think this Muay Thai is really good to be exercise. I know this Thai people, this fighting start from the young person to go up to the level, to the, you can be superstar, you can be your champion. In here, I want you, everyone, to be little bit learn how to be exercise. This Muay Thai, this help you. Not only for fight, this for lose weight, for everything. This good for you to, for your body, for everything, for your family. Everyone can see. Some person, the family don't want to fight. Soon, same me. When I young, this my mom no want me to fight. Then now I do. This my mom, this lining. My family, this Muay Thai. My blood, this Muay Thai now. Okay, go. Thank you. Igatahes kõik, kes neid mehi veel ei tunne, tulge homme vaatama. Meestel on 2 peale kokku üle 400 matši, paarsada võitu ühel taskus, teisel ligikaudu sama palju elukogemust ja tõelist Muay Thai klassi igatahes saab näha. Aga nüüd kutsun samamoodi avalikule kaalumisele ja face-offile homse võistluse teeme aplausiga Siim Ambusele.
meie ette palun Sanders Englund ja Meiro Kohv. Teeme aplausi Meirole. Sanders Englund. Järgmisena meie ette Tom-Tristian Piirsalu, Olavi Tanel Kask. Teeme aplausi Olavile. Ja samuti ka Tom Tristanile. And for the last, our two masters, Z and Co. Teeme aplausi Coole, MM-Eestist treener Pärnust. Ja palun aplausi ka Seele, kes on Kevin Renno Võitlusspordiakadeemia treener. Ja teeme aplausi ka homme ringi astuvatele korvpalliklubi Pärnu Sadama tantsutüdrukutele. Suur kummardus teile kõigile ka minu poolt, kes te täna siia pressiüritusele tulite. Ärge siis unustage, homme kell 6 Pärnu spordihallis näeme jälle.